Tšau, ma räägin sulle nüüd ühe isikliku elukogemuse, mis minuga on toimunud kunagi. Oli üks selline periood, kus nagu vana lagunes, täiesti lagunes ja ta oli selline, noh, et läbi kannatust hakkas kõik nagu lagunema ja vana lagunes. Ja siis ma nägin esimest korda elus, et see reaalsus on absoluutselt midagi teistmoodi, kui mul siiani oli nagu paistnud või tundunud või kuidas ma olin üldse näinud asju siiani. Et kõik on nagu väga teistmoodi, nagu väga teistmoodi, nagu jah, et see reaalsus on nagu väga palju müstilisem ja mitmekülgsem, kui esmapilgul tundub. No see on umbes sama, võtame, kui sa kusagil mingi pärismaalane ja kusagil sa oled eluaeg kusagil džunglis elanud ja siis üks hommik ärkad üles kusagil pilvelõhkujate keskel, kus on internet, kus on mingid autod, taksod, lennukid, elekter. Nagu mõtled, mida oota, mis asja, nagu selline variant on ka veel olemas või? Uskumatu. Ja see on nagu, see tekitab sellise šoki, jah, et see on nagu nii arusaamatu ja sa ei saa kellelegi sellest rääkida. Ainult sina näed seda. Ainult sina näed seda. Mitte keegi teine sinu ümber ei näe seda. Ja sa ei saa mitte kellelegi rääkima minna seda. Kui sa lähed, siis nad tembeldavad sind hulluks. Nad tähendab, mis asja, et ära, sa lähed hulluks. Hulluks hakkad minema. Kui sa lähed seal džunglis, hakkad rääkima neile, et on olemas internet ja elekter ja mingi tehisintellekt ja mingisugused autod ja ATV-d ja UTV-d ja lennukid ja mingid nagu, et mikrolahjud ja kõik sellised asjad. Ja kui nad ütlevad, kuule ära viska segast, kuna neil puudub see kogemus, neil puudub sellega kokkupuude. Nagu nad ei saa aru. Nagu mõtet on üldse hakata oma energiat sellesse kulutama. Sa teed endal elu hulluks, kui hakata üldse proovima seletada. Okei, millest ma siis räägin? Mis kogemus see oli? Noh, mis on? Jaa. Vaata, esimene asi on nagu sünkroonsus. No kindlasti oled kuulnud, mis asi on nagu sünkroonsus. Nagu, et on kokkupuuted inimestel sünkroonsuses. Sa mõtled millegi peale, siis see asi kuidagi ilmub sinu välisesse keskkonda. Noh, see on kõige lihtsam näide sünkroonsusest. Ja. Siis tekib nagu selline, vaata, kui siuke väike sünkroonsus tekib, jumala äge, nagu uskumatu, et niimoodi läks. Näed, selline kokkulangemus. Ja. Ta pühitakse nagu sellise juhusliku kokkulangemise, nagu läheb juhusliku kokkulangemise arvele enamjaolt. Ja. Siin ei ole mitte mingit nagu midagi müstilist. Nii. Vaata, aga kui see periood, millest ma räägin, mis mul elus oli, seal hakkas nagu sünkroonsus hakkas järjest tihedamini kokku, nagu sünkroonsus hakkas nagu hästi pikalt või hästi palju tekkima järsku. Neid hakkas nii palju tekkima järsku, et kadus eristus ära sisemise ja välise maailma vahel. Nagu kõik, mis ma väljaspool nägin, oli ka mina. See oli ka mina. Ei olnud enam vahet mina siin ja tema seal, vaid kõik oli nagu, et ütleme praegu, kui sul mõte käib ja sa mõtled, et mõte on sul peas, mõte toimub su peas. Aga tegelikult see mõte võib olla ka kosmoses kusagil, nii-öelda kaugel kosmoses kõlada. Sa ei tea, kus kohas, sa lihtsalt mõte ütleb, et see toimub peas, aga ta ei pruugi, tähendab, see mõte on nagu kleebitud tervele reaalsusele peale.
kui neid sünkroonsusi hakkas üksteise järel juhtuma järsku nii, tähendab no, tekkis selline tunne, näiteks ütleme, et 1 minuti jooksul 3 inimest nagu sinu mõttega oleks seda vaja, inimene tuleb, pakub sulle seda järsku. Ja siis selline tunne on oota, kas nagu, et kas kõikide teiste elud nagu, kuidas nagu, et nende elud, need juhused, kuidas need inimesed siia sattusid täpselt sellel hetkel, kui mul need mõtted toimusid, need vajadused tekkisid. Kuidas see saab võimalik olla? Kas terve reaalsus tiirleb ümber siis ainult minu või? Nagu, kas need inimesed, kogu nende elu, kuidas nad olid elanud, tõi neid sellesse punkti, et mul oli hetkel, ma ei tea, mingit kruvikeerajat vaja. Nüüd see inimene järsku ilmus kruvikeerajaga läbi, ma ei tea, 40 aastat oli elanud ja nüüd sattus täpselt sellesse hetke ja pakkus mulle kruvikeeraja. Ja niimoodi 3-4 korda järjest. Ja niimoodi, et iga detail välises reaalsuses hakkas näitas seda, kuidas see on seotud minu hetke olukorraga. Siis see nagu tekitas nagu selle, see nagu, ma nagu pidin nagu, sattusid nagu segadusse, oota, kas nagu, et kus ma saan nagu, mis siin nagu toimub, kas siin on, kuidas ma saan kindel olla, et siin on veel teisi teadvel inimesi, nagu, et kuidas see alguses tekkis see küsimärk. Kui kõik asjad langevad, kõik inimesed langevad kokku täpselt sellega, mis nagu kogu reaalsus toimib koos minuga, nagu selles suhtes koos minuga ja minu jaoks. Teine asi on, et mõtet nagu selline ja okei, see mõtetega mõjutamine, mateeria mõjutamine läks nagu üle kätte ja hakkas minema juba nagu niimoodi, et sa võisid nagu kõik asjad hakkasid kokku langema täpselt sinu kavatsuse, sinu soovi järgi, nagu hakkasid toimuma, välise füüsiline reaalsus hakkas ennast nii kiiresti mõjutama, nagu moonutama. Teine asi, inimestega kokku puutudes, inimest selles suhtes sa juba nägi, nagu selles suhtes ma esimest korda elus nagu sa oled seltskonnas ja sa tead, mis teistes inimestes nii selgelt toimub, et sa põhimõtteliselt kuuled nende nagu sa kuuled nende mõtteid, siis ma mõtled, püha jumal, kas terve elu on minu mõtteid nagu, et ma tean, mida teine inimene mõtleb, nagu nii selgeks läks kõik järsku. See, mida ta tunneb, see, kuidas ta minust mõtleb, see, kuidas ta kellestki teisest mõtleb, kas tal on varjatud tunded kellegi vastu seal seltskonnas, kas tal on mingi varjatud kadedus kellegi vastu, kõik järsku tuli nagu, kõik oli näha, kõik oli näha. See, millise, vaata, see hästi lihtsaks muutus selle moonutamine, milline energia sa oled, ehk siis millise energiaga sa midagi vaatad, millise näiteks ütleme, et kui sa vaatad praegu ükskõik mida, kella seina peal või mingit kappi või mis iganes, jah. Siis kui sa seda vaatad, igal pool oled sina. Nagu sina oled ka, ilma sinuta ei saa olla ühtegi objekti. Ja sina pead ka seal koos sellega kellaga olema, seal seina peal. See sina tunne, et sina vaatad. Ja, see tunne käib igal pool kaasas sellega, kus on sinu tähelepanu antud hetkel. Ja seda tunnet, selle tunde muutmine,
muutus hästi lihtsaks. Nagu, et selle tundega, mis seal millise tundega ma vaatan mingit objekti, selle muutmine, nagu kruttimine seespoolt läks hästi lihtsaks. Nagu kas ma vaatan selle vihase tundega seda kella, hirmu tundega, vaatan ma õnneliku tundega, see tunne, mis sa oled, mis käib kaasas kõigega, mida sa vaatad. Ka inimesi, kui sa puutud inimestega kokku, nad alateadlikult saavad aru, millise tundega sa neid vaatad. Millise suhtumisega sa nende osas oled, millise tundega sa neid vaatad. Sa kas tead seda, kas sa oled teadlik sellest, mis tunde sul hetkel on? Näiteks ka seda videot, kui sa mind kuulad. On sul mingid, no mis ta see seal räägib? Selle tunne, võt see sama tunne, mis sa oled. See emotsioon või see tunne ja see energia, mis kaasas käib sellega, kuhu iganes su tähelepanu läheb, käib kaasas sellega. Käib kaasas see tunne. Seda tunnet, seda energiat, selle energia muutmine läks hästi lihtsaks, nagu hästi lihtsaks. Need on nagu mõned näited nii-öelda, aga tähendab, see tõmbas tagasi, nagu et see tõmbas tagasi, see oli lihtsalt üks periood, kus oli unenäod, näiteks unenäod läksid hästi täppi niimoodi, et öösel magades ma nägin täpselt ära, mis järgmine päev, kui oli unenägu näitas mulle mingisuguse situatsiooni, mis tekib, alguses ta näitas üks ühele, nagu et mis situatsiooni tekib ja mis lahendus on. Siis hiljem, kui see hakkas nagu tagasi tõmbama, see mis iganes, see tasandi vahetus hakkas uuesti alla tulema, kuna see oli seda, tähendab, ma mõtlesin, et ma olen hulluks, nagu et sa oled eluaeg elanud sellises reaalsuses, kus sa mõtled, et nagu kunagi käis mingi suur pauk ja sa oled mingi siuke inimene, lihtsalt jalutad siin ringi, teed mingit tööd ja käid nagu kõik inimesed elavad, vaata, mingis unenäos. Siis järsku sa saad aru, et sa pole üldse inimenegi, nagu et sa oled, mis asi, tähendab, sa oled terve see ekraan, mis kõik on, nagu mis selle ekraani peal toimub, sa saad nagu, et see nagu selline reaalsuse moonutus toimub või selline vahetus toimub. Nagu, et sa siis ja sa näed, et kõik teised arvavad, et nad on see Vadim ja Jüri ja Pille ja Malle ja kõik elavad nagu oma selles asjas ja sa järsku kuule, see reaalsus on midagi palju teistsugusemat, mis on. Ma hakkasin niimoodi, et sellel perioodil ma nägin ette asju, mis hakkasid toimuma. Nagu, et iga väikset detaili, keegi helistab, kohe sa tead, keegi helistab, kohe helistab, mingi heli käib. Ja telefon hakkas helisema. Vaatad, sealt kohe keegi kukub. Nagu, et püüa siis nagu sellele loogilisele, ratsionaalsele inimesele nagu minna rääkima, et sa koged selliseid asju. Nagu, et sellised asjad järsku hakkasid sinu elus, hakkasid kõik ühe korraga toimuma. Niimoodi, et ettekujutus läks selliseks, et hakkasid ette kujutama asju, visualiseerima. Nii elavaks muutus see, et põhimõtteliselt, kui ma vaatad muidu lihtsalt, vaatad mingit metsa, siis sa said oma ettekujutuse teha nii elavaks, et see mets paistud sealt läbi elab. Et sinu kujutlusvõime läks nii heaks, et need silmad ei näinud enam, mis toimus, vaid see kujutlusvõime pilt oli palju elavam. Ja need unenäod hakkasid ette näitama, kuidas olukordi lahendada. Nagu, et sul tekib selline olukord, selline tugev emotsioon tekib sul nüüd ja kuidas seda olukorda lahendada, milline suhtumine võtta. Unenäod hakkasid sellist asja ette näitama. Aga see, ma ütlen, see tõmbas kokku tagasi. Vahepeal käisid nagu see energia läks nii kõrgeks, ma polnud nii selliseid
emotsioone või selliseid ülevaid tundeid, selliseid kõrge vibratsiooni ja tänu ja armastuse tundeid mitte kunagi nagu, et polnud õrna aimugi, et selliseid asju võimalik kogeda nagu. Nägid mõtete olemusest, nägid läbi nagu selles suhtes igasugused, kõik lood hakkasid järsku nähtavale tulema, millega ma ennast piiranud olen terve elu. Kõik olid näha järsku. Pidid hakkama ükshaaval neid maha laskma, nagu ükshaaval, okei, see on tõde, ei ole, see on tõde, ei ole. Kas ma seda pean uskuma edasi? Ei, see on vale, see on vale. Kõike hakkasid nagu maha programmeerima. Selline periood, ma räägin, et selline asi, selline kogemus juhtus järsku. Selline periood oli elus. Ja siis said ka aru nagu sisemises selline rahusilm või selline, leidsid enda sees, tekkis selline rahusilm, kus ei olnud nagu ühtegi puudust. See oli selline, said sellega nagu kontakti. Sellega said nagu hästi hea kontakt tekkis. Nagu selline sinu rinna keskel on sinna alla maetud mingisugune, ma ei tea, mingisugune teine dimensioon, ütleme siis nii, teine dimensioon, selline rahudimensioon. Ja kui sa saad aru, et sa oled nagu vaatad väljast poolt sisse siia sellesse reaalsusesse. Ja sa vaatad sellest kohast, kus nagu sellest liikumatust kohast, see on nagu teine dimensioon, kus sa nägid selgelt, et ei ole olemas mingisugust surma. Nagu mingit surma või sellist ei ole olemas. See teadmine, surma ei ole olemas. Kuna sa olid nii tugevas kontaktis, said selle oma selle olemusega, mis ei ole ajas, mis ajatu osaga endas. Intuitsioon, nagu selles suhtes see südametunnistuse intuitsioon oli nii selge sellel perioodil, kus põhimõtteliselt nagu sa lasid oma kehal juhtida nagu, ja sa nägid asju ette, mis hakkavad juhtima, igas olukorras teadsid, mis on õige, mis on vale teha, nagu kõik oli nagu selge, nagu sind nagu kõik oli hästi lihtne ja selge. Nagu keha juhtis sind, nagu keha, vaata, meil on see mõistuse pool on nuuruke, selline naiivne, rumalake, aga keha, mõtle, kui kaua see evolutsioon on toimunud. Keha on meil üliintelligentne aparaat, aga kuna me oleme kogu aeg mõistuses, meil puudub kontakt kehaga, siis me ei kuule, kuhu keha meid juhtida tahab, mida tegema panna. Nagu, et kus on õige valik, kuhu tuleks liikuda, mis taotud hetkel teha on vaja. No kehas on need teadmised olemas kõik. Siis oli nagu hästi hea kontakt sellega. Nagu ise ei pidanud midagi mõtlema, nagu kui keha teadis, kuhu minna, mida teha, kõik oli nagu, kõik oli selles suhtes hästi lihtne sellel perioodil. Aga samas oli ka nagu kõikumine, nagu hästi suur kõikumine oli. Nagu vahepeal olid nagu nii kõrges kohas, nagu nii hõredas kohas. Ja siis toimus päevas võis niimoodi, et mitu korda võisid kõikuda hästi kõrgele, hästi alla, hästi kõrgele, hästi alla nagu. Ja see tekitas nagu veel see nagu hästi hõredast kohast hästi tihkesse kohta, hästi hõredast hästi tihkesse. See tekitas nagu selle what the fuck
mis asi see mis asi see elu on, nagu see nagu noh, selline hulluks minemise tunne hakkas tekkima nagu, jah. Aga ma ütlen nagu tavainimest, kes on nagu kui noh, kui ma olin, ütleme näiteks mingisugune 20-aastane või 25-aastane, et kui ma räägiks oma 25-aastasele versioonil, kuuleks kedagi rääkimas sellist asja, see on hull nagu, et ei ole selline asi, kuidas sa tead nagu, kui sa oled eluaeg kandnud ainult kingi, mis hõõruvad, siis järsku keegi tuleb sulle rääkima mingisugusest kingadest, mis ei hõõru, sa ei tea, mis asi see on, sul ei ole nagu noh, võrdlusmomenti, nagu ma räägin, nagu need kusagil džunglites need pärismaalased, sa lähed rääkima neile mingitest, noh, et nad peavad sind hulluks, no et ei ole nagu nende reaalsuses, neil ei ole sellist asja kunagi nagu, et mis asja, sa ei, kuidas, nagu sa seleta midagi, mida inimesele ta ei ole kunagi näinud või kogenud seda, noh, et see on, tundub mingi ulmekirjandus, noh, see tundub mingisugune ulmefilm, no mingi asi, mida ei saa olla nagu, et noh, kohe lülitatakse välja nagu, et mida iganes, ei ole võimalik. jah, lihtsalt selline periood oli kunagi. Sünkroonsustega tuli meelde nagu, et mõtlesin, ma räägin sünkroonsustest. vot, kuule, aga selge